Tšauki tšau kõikidele sõnnidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin sõnnile maid poolitaval nädalal tulemas. Mis on siin maid poolitaval nädalal tulemas sõnnile? Ja üks kaart vist veel ja ongi olemas. Ja muidugi siin nüüd 4 kaarti on tagurpidi. See oli kõige viimane kaart, selle jätame viimaseks. Ja siit need tagurpidised kaardid ka. Muidugi nüüd esimese kaardina on siin nägu ülespidi kohe müntide 4. Müntide 4 on hästi hea siuke stabiilsuse või turvatunde nagu kaart. Ja räägib ta siis kas stabiilsuse saavutamisest või säilitamisest. Ja raha energia ikkagi müntidega kindlasti soovitab see kaart mitte liigselt laristada, et raha asjadest tasub natukene kokku hoida, aga tänu sellele te siis saavutate või säilitategi selle stabiilsuse. Muidugi nüüd negatiivse poole pealt müntide 4 mõni kord võib olla siuke valetamise või varastamise kaart. Et kindlasti tasub siin nagu ettevaatlik, eriti raha asjades olla, et keegi teid nagu ninapidi veaks või midagi taolist. Aga kui te olete piisavalt ettevaatlik, siis ei ole siin karta midagi. Nüüd muidugi teise kaardina on siin väljas sõnni jaoks rippuv mees või poodu. See kaart räägib segastest tunnetest või emotsioonidest või justkui nagu palju kära või müra oleks teie ümber. Võib-olla toimub palju asju korraga samal ajal ja see tekitab natukene segadust, aga see kaart ütlebki, et ärge laske siis sellel müral ennast häirida. Muidugi kindlasti soovitab ka kaart teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid ja mitte kiirustada. Ja see kaart siis nagu ütleb ka seda, et kui te tunnete ennast kurvana või kurjana või emotsionaalsena, et siis kindlasti see ei ole õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et ennem peaks üritama siis nagu maha rahuneda ja siis tuleb hakata alles mõtlema, mitte liigselt nagu pea ees kuhugi olukorda sisse tormata. Kolmanda kaardina on siin sõnnil väljas sauade 10 ja tegelikult tuligi siin selle rippuv mehe või poodu alt teine kaart ka välja, ehk siis kokkuvõttes siin on sõnnidel üks lisakaart, aga sauade 10 või kõik 10 on siis siuksed nagu uue tsükli alguse kaardid ja vana tsükli lõpetamise kaardid. Muidugi sauad, eks ju, aktiivsus, loovus, kirglikkus. Sauadega kindlasti peate ise ka tegutsema. Muidugi võib ka tähendada seda, et minevikus olev tsükkel oli siuke, kus keegi pidi hästi palju ringi jooksma, et oleme hästi aktiivne ja toimekas. Et see on siuke natukene nagu raske koorma kandmise kaart või liigsete kohustuste või murede kaart. Ja peaks siis selline raskem tsükkel siin sõnnide jaoks läbi saama ja sauade 10 siis ütleb, et sõnnide jaoks kas on alanud või hakkab uus justkui murevabam tsükkel. Nüüd teise rea juurde minnes, hopsti, tuleb siin välja sõnnidele müntide kuningas. Väga hea energia, mis sõnnidega endaga kokku läheb. Müntide kuningas on kindlasti siuke hästi stabiilne, turvaline isik, hästi usaldusväärne, ta on siuke suhteliselt loov inimene ja ka hooliv inimene, et see mündid näitavad siin siukest rikkust, küllust, viljakust. Viljakus muidugi on raseduse energia ja külluse energia on armastuse energia, eks ju, et siin on palju võimalusi. Muidugi tegemist on meesenergia kaardiga, samas meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval. Et kui te tunnete ennast selles energias ära sõnnid, siis on see teie energia või võite te selle energia peatselt saavutada, aga kindlasti võib see olla siis ka kellegile siuke austaja või partneri või lähedase isiku nagu energiakaart. Muidugi kuna mündid ja müntide 4, siis ta võib ka olla natukene mingi ülemuse energia, kuigi tavaliselt sellisel puhul peaks välja tulema keisri kaart. Aga järgmise kaardina, on siit sõnnidele välja anda siis armastajate kaart. Armastajate kaart räägib hästi tugevast sidemest või suhtest, see on siuke hingesugulus sidemekaart, samas ka kaksikleegi sidemekaart, et kaksikleegi sidemed võivad tulla vahest meie ellu, et meile midagi õpetada. Hingesugulus sidemed on sellised, mis võivad kesta väga pikka aega. Selles kaardis on palju harmooniat, samas siukest kirge, aga tasakaalu, et väga hea nagu energia, lihtsalt tuleb siin ka ettevaatlik olla, et kui te mingite uute inimestega tutvute, et tehke kindlaks, mis eesmärgid siis inimesel on. Aga see kaart siis ütleb, et on tõesti võimalik luua selline hästi tugev ja harmooniline, spirituaalne isegi side. Et väga hea energia, aga nüüd rikume selle energia ära, sellepärast et eelviimase kaardina anname sõnnile välja siit karikate 5. Ja karikate 5 on natukene sarnane kaart selle rippuva mehe või pooduga, sest karikate 5 on ka nagu segaste tunnete või emotsioonide kaart. Muidugi 5 tihti on siuksed nagu mineviku energiakaardid, et see karikate 5 võib siin tähendada seda, et sõnnite hoiate natukene liiga tugevalt kinni mingist mineviku sündmusest, olukorrast, suhtest või mingist hirmust. Et
igal juhul on siin mingid negatiivsed teatud emotsioonid siis mingi olukorraga. Samas karikate 5 on alati sihuke kaart, mis ütleb, et pöörake ümber, hakake uues suunas liikuma, sest uues suunas ootavad teid uued võimalused ja valikud. Ehk siis igal juhul peaksin nagu edasi tegutsema ja mitte siis hoidma liigselt kõvasti kinni mingitest negatiivsetest mälestustest. Ja viimase kaardina on aga sennile väljas karikate 9. Lisakaart on karikate 9 ja see teeb nüüd selle olukorra väga mõnusaks. Panen ta siia armastajate kaardi alla ka täpselt keskele. Muidugi karikate 9 on nüüd sihuke seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart ja räägib ta hästi positiivsetest emotsioonidest ja ta võib otseselt tähendada siis ka mingi soovi või unistuse täitumist. Ehk siis mingid väga positiivsed olukorrad on siin sõnni poole teel. Kindlasti selle karikate 9 ütleks seda, et tasub unistada nagu suurelt. Et ma ei tea, mis teie jaoks siin täpselt on, mis nii palju rõõmu võib tuua, aga see karikate 9 on lausa sihuke nagu üleolev nagu positiivne energia. Et justkui ütleme siis niimoodi, et sõnnid midagi juhtub, mis ei ole ammu teid nii õnnelikuks teinud nagu kunagi varem või ma ei teagi, kuidas seda täpselt öelda, et igal juhul midagi väga suurt ja väga positiivset. Et võib siin olla ka mingi tööalaste asjadega seos, eks ju, kuna siin on müntide kuningas, müntide 4, aga hingesuguluse kaart on ka. Muidugi, kui te teete enda tööd armastusega, siis võib ka see olla sihuke tööalase suhte mingi areng või mingi positiivne muutus. Võimalusi on teie jaoks palju, raske tsükkel peaks lõppema ja kõige tähtsam on võib-olla siis vabaneda negatiivsetest energiatest või hirmudest minevikus. Sennid. See oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.